ülesanne, kus öeldakse, et lemmikloomade poes oli hamstrid hinnaga 10 eurot tükk ja kanaarilinnud 15 eurot tükk ja nad kõik maksid kokku 360 eurot ja ühel päeval osad neist põgenesid ja nende põgenenud loomade müügist oleks kokku saanud 140 eurot kasumit ja siis küsitakse, et mitu looma oli esialgu poes ja siis tahetakse teada, et millise hinnaga peaks kanaarilinde müüma, kui hamstri hinda ei muudeta ja ikka tahetakse saada sama kasum. Nii et alustame sellest A-osast, et meil on vaja leida, mitu hamstrit ja kanaarilindu oli esialgu poes. Ja ma arvan, et seda on kõige mõistlikum lahendada niimoodi, et me teeme võrrandisüsteemi või isegi lihtsalt võrrandid. Et kõigepealt me saame öelda, et H olgu hamstrite kogus ja siis K olgu lindude kogus või lindude arv. Ma panen siia ka arv kirja. Okay. Ja nüüd me teame, et hamstrid maksavad 10 eurot, neid on H tükki ja kanaarilinnud maksavad 15 eurot ja neid on K tükki ja kõik see kokku teeb 360 eurot. Ja siis siin teine osa sellest on see, et nad ütlevad, et ühel päeval põgenesid 2 hamstrit ja pooled kanaarilinnud ja nende eest oleks saanud 140 eurot. Nii et me teame, et ühe hamstri hind on 10 eurot. Nii et 2 hamstri põgenenud hamstri hind on siis 20 eurot, et 10 korda 2. Nii, ja siis nad ütlevad, et põgenesid veel pooled kanaarilinnud, nii et pooled kanaarilinnud paneme kirja ja nende eest kokku saab 140 eurot. Nii, ja see on võrrandisüsteem. Nii et mis me saame teha on alt avaldada K ja siis asendada see ülemisse võrrandisse ja siis sealt me saame arvutada, kui palju oli hamstreid kokku. Ehk siis 10 H-d võrdub 360 miinus 15 K-d. Ja siit alt me saame, et 20 pluss 7,5 korda kanaarilindude arv on 140. Ja siis siit me saame veel avaldada, et hamstrid on kokku 360 miinus 15 korda K jagada 10-ga. Ja teiselt poolt me saame, et 7,5 korda kanaarilindude arv on sama, mis 120. Ja siit me tegelikult juba saame lihtsalt arvutada, et ühe kanaarilinde on kokku 16 tükki. Ehk siis nüüd me saame teha asendusvõtte. Et mida me kuhu asendame on see, et meil on siin see kanaarilindude arv, mis on 16 ja me saame selle asendada siia. Ehk siis meil on see 360 miinus 15 korda 16 jagada 10-ga. 15 korda 16 on 240, nii 360 miinus 240 jagada 10-ga on 120 jagada 10-ga on 12. Ehk siis me teame, et hamstreid oli 12 tükki ja kanaarilind oli 16 tükki esialgu, mis on ka õige, kui seda vaadata. Nii et see sai tehtud. Nüüd teeme seda B-osa. Ja ma teen seda B-osa natuke siinpool. Nii, ja teeme nüüd seda B-osa. Et küsitakse, et mis hinnaga peaks omanik müüma kanaarilinde, et alles jäänud hamstrite ja kanaarilindude müügist saaks endiselt 360 eurot ja hamstrite müügihinda ta ei muuda. Mida me otsime, on see kanaarilindude müügihind, ehk siis X olgu lindude hind. Nüüd oluline on märgata, et me nüüd räägime sellest olukorrast, kui loomad olid juba põgenenud. Et meil on alles 10 hamstrit ja pooled kanaarilinnud põgenesid, nii et meil järel on 8 lindu. Ehk siis
mis me saame teha, on koostada võrrand. Meil on 10 hamstrit, kelle kõigi hind on 10 eurot. Ja siis meil on 8 lindu, kelle hind on X, sest me ei tea, mis hind on. Ja see peab kokku tegema 360 eurot siis. Nii et siit me saame arvutada 8x on sama mis 230 või 260 ja x tuleb siit järelikult 32,5, mis on ka õige vastus, kui vaadata seda. Nii et vastus on hamstreid oli esialgu 12, linde 16 ja siis B-osa vastus on linde peab müüma hinnaga 32,5 eurot tükk. Ja see on üks võimalus, kuidas seda ülesannet lahendada.